Raimar Transport teostab puksiirivedu, kaubavedu üle Eesti. Vajadusel võimalik kaubikut ja puksiiri ka rentida. Rohkem infot raimar.ee või Facebooki lehelt Raimar Transport. Praegu siin Rakvere küljel Kadrina Sõbenooles ja sai siis üks Ford Kuga toodud ära automaatkäigukasti rikkega, et vaatame, kus me selle siin maha saame panna. No nii, nagu nägite, siis ajasin siis seda Fordi maha ja ma ei saanud käsipidurit maha. Ma arvasin, et järsku on elektriline midagi. Ma avaldasin mingit jõudu seal käsipidurile, et tuleks nagu maha, et ta välimuselt oli mehaaniline, aga ei saanud. Ja siis helistasin ja siis lõpuks sain. Nii kui ta ütles, et on mehaaniline käsipidur, siis kohe plõks maas. Mõnikord on, et avaldad teatud survet ja rohkem nagu ei julge, et järsku läheb katki või midagi, siis lihtsam on küsida. Igal juhul täna on siis kolmapäev, ma ei tea, kas ma juba ütlesin, ja kell on 10. Tahtsin öelda, et sorry, et siis video lõpp nii kähku eelmise siis nädal 10 video lõpp nii kähku läbi sai. Nagu näete, võib-olla siit kaamerast paistab. Taastun veel nädalavahetuse kismast ja täna juba hakkab inimese tunne peale tulema, muidu ma peavaludega siin maadlesin, et ime, et üldse ma selle video kokku sain klohmitud. Aga praegu siis vaatan, üritaks siit Rakvere kandist mingit vedu tagasi saada või Tallinnast, aga eile oli 2 või 3 vedu Rakvere-Tartu, aga kõik tahtsid eile ja said ka eile ja praegu päris muljeltavaldalt kiiresti reageeritakse. Nii kui mingi tunnike 2 hiljaks jääd, on juba keegi põhimõtteliselt sõidu ära teinud või kuidagi nagu see tunne nagu peaks iga minut silma peale hoidma, muidu jääd kohe ilma, et aga no ma arvan, et saatus on teinud nii, et kui täna tahad tagasi vedu, siis ei taha keegi, nii et aga vaatame siin vaikselt tiksun ja luban, et see nädal 11 siis see video lõpp tuleb viisakam, ei saa nii paugust ja lambist otsa. Igal juhul Škoda on müügis, LT saime tagasi, kapotis on väike see mõlgik, aga muidu näeb täitsa viisakas välja ja praegu siis rohkem ma ei teakski. Kütushinnad läksid jälle kõrgeks. Diisel on nüüd mingi 1,4 pool posti peal siis nii-öelda ja see on päris muret tekitav, et suurel rekkal see diislind mängib nii suurt rolli, et kui see 1,4 pool on ka tegelikult väga palju. Meil muidugi ettevõtte soodustus miinus kõmm on hinnad teised, aga postihindadest rääkides siis ikkagi 1,3 oli juba palju, aga 1,4 pool on ikka väga palju ja need kütuse hindadega nagu need diilid on tehtud pikemaajalised ja kui ta tõuseb nii drastiliselt, siis sa ei saa minna nagu lihtsalt, et jala kuks maa, et jõu kuule. See ongi lihtsalt kas pillid kotti või keegi ei maksa seda vahet. Keegi ei maksa seda kinni. Okei, ma olen 4 minutit juba vatrat siin, vahet ei ole. Siin tee peal siis praegu on selline pool sulane lört
need rehvid peavad väga hästi, et soovitan neid rehve. Noh, täna on neljapäev, kell on praegu 3 aegu ja tulin siis Bemmile täkku andma, et Bemmi ei ole tükk aega nagu, keegi ei ole Bemmi tahtnud osta ka, ma ei tea, kas hind on kallis või lihtsalt see, et Eesti hooldusajalugu ei ole, ma ei usu, et hind kallis on, võib-olla on see nahkistmed või valged või igal juhul jah, täna helistati, et kas saab näha, siis tulin ja nüüd annan jälle täkku, et vaatame, kas läheb tööle või ei lähe, et vast ikka saab. No nii, teine vedu. Mustang on katte all. Ootas see suur. Volvo sai ka ära veetud, üks Volvo oli linnasisene vedu ja siis sai nüüd Mustang peale aetud, et seekord me panime ta katte alla, kuna tal klaasi asju küljes ei ole. Õigemini ei pannud, vaid ta ongi katte all kogu aeg saanud pandud, et vints tuleb üle lasta teha korralikult, et see vints on väsinud, aga jama on selle mul ei ole mingit nööri, et seda katet paremini panna, et vaikselt sõita, siis vast väga hullult see nöör ei loperda. Et maantee peal niimoodi nii sellega ei saaks, aga kuna garaažid on linna sees, siis vast ei ole hullu. Vaatab. Tal on all on nagu see kumm, sellega sai nagu kinni tõmmatud, aga pealt on nagu loperdab. Kahju, et ma seda praegu ei filminud, aga Bemm ei ole käinud mingi 3-4 nädalat ja lihtsalt praegu hüppas käima. Aku laadisin ära ja alla sekundi nagu mingi käia, mis mitte midagi, lihtsalt laks ja töötas. Et ülitimm, mingi 3-4 nädalat ei ole töötanud, 3 nädalat. Ma arvasin küll, et läheb rohkem vaeva. Üli hea, nii et Bemm. No nii on laupäev ja täna on siis siin üks vähe järsem pill peal. Vaadake, kui laiad tagarehvitel on. Paistagi võib-olla välja, aga sai natuke taksot sõidetud ja siis tuli kõne, et jõu, vaja siia DriveLabi tuua tegemisse. Aga nüüd loeme selle maha ja vaatame, mis siit saab. No nii, tšau, pühapäev ja hakkan siis videot editama. Teeme siis seekord sellise viisaka lõpu ja üritame siis kogu aeg sellist viisakat lõppu teha. Vahetult ennem veel sai siis uus kaubik võetud, sellega siis läheb homme Tallinnasse ja sai siis need rehvid ära viidud, suverehvid, et muidu kogu aeg sai neid edasi-tagasi liigutud, et siis sai praegu need ajutiselt sinna sakulattu viidud. Ja aga ega midagi, ma hakkan tegema ja loodan, et siis enam-vähem tuli okei video. Aga nagu ikka, midagi on, kommenteerige julgelt, aitab mind alati ka like ja selle koha pealt tahakski öelda nagu, et kuidas ma ütlen seda nüüd, super äge või nagu kui vaadata, siis kogu aeg on nagu 0 dislike'i, mis on tegelikult nagu super ja
nii-öelda jätkame ka siis seda samat teed, et ärme neid dislike'e pane. Et kui paneme, siis paneme like'i või ärme pane üldse. Ja kui paned dislike'i, siis pane, et miks sa panid dislike'i. Aga jah, ikka like, comment ja vajutage ikka seda subscribe'i nuppu ka, et see on ka selline tore asi, et ja ega siis midagi, et paugutame edasi või? Jah, jätkame homme ja teie näete siis pühapäeval või järgmine esmaspäev. Et kui ma pühapäeviti videot üles ei pane, siis ma esmaspäeval võtan selle aja ja teen selle video ära ja üritan siis teha siis natukene nagu viisakamalt, et ei lõppe nii lamp ära või siis panen lõppu mingi selgitus selle, aga tšauki ja näeme järgmisel nädalal.